okei. Seda verist haava. Hello, welcome taas kord tagasi. Väga pikalt pole videot teinud ja seekord siis üks selline mingi veider video, kus üks naisterahvas läheb ühte salongi ja saab umbes põhimõtteliselt kõige hullem kogemus tema elus. Ma ei tea, USA-s on hästi või üldse tegelikult influencerid teevad päris palju sellist huvitavat sisu, et nad võtavad nagu kõige halvema tagasiside saanud salongi eest, lähevad sinna katsetama neid küüsi. No Eestis meil on nii väike, et ei tuleks välja siuke, ma ei tea, võib-olla tuleb ka ma ei kujuta ette, aga no lihtsalt see vist ei ole väga niimoodi ma ei tea, ühesõnaga. Hakkame siis seda videot vaatama, see on siis siuke, vaatame, mis sealt siis tuleb. Et ilmselt saab põnev olema. $70. Põhimõtteliselt niimoodi, et $70, noh see on praegu on siis enam-vähem nagu 70 eurot on paigal, tal vist on hooldus, ma ei tea, kas ta saab paigaldusega hoolduse, no ühesõnaga, igal juhul see on väga okei hind, kuigi seal oli ka umbes vau, aga nagu reaalsus on ikkagi see, et 70 eurot peakski olema tänapäeval paigaldus, arvestades kõiki materjali hindasid, kõiki makse, mis peaks tegelikult nagu üks endale maksma on ja pluss rendid ja sul peaks endale ka nagu raha jääma reaalselt nagu, et reaalsuses on ikkagi võrreldes nagu kosmeetikute, juuksurite ja kõikide muude, ma ei tea, nende mis need on, püsimeigid ja kõik siuksed asjad, siis no tegelikult reaalselt küünetehnika on ülialahinnatud, no, sest et meil kulub jumala palju selle töö jaoks, et ongi seal enam-vähem sa teed 2-3 tundi tööd ja siis sa reaalselt saad nagu mingi Snickers tunnis, noh, et nagu ajuvaba, noh. Nii davai, ühesõnaga paneme video juurde tagasi. Nii, hooldus siis tundub jah, või mis see on, mis? Mida? Nägite või? Ta tõmbas lihtsalt nagu maha. Ja üldsegi, vaadake, tal ei ole ei põlle, ei kindaid, tal on käterätik seal all, tal on ehted käte peal. Kõik, mis saab halvasti olla, kõik on tal siin ühes videos esindatud, see on nagu mingi, ma ei tea, aasta on 2004. Nagu peaks olema. Kui sinu tehnikul on käterätik laual, siis see peab eeldama seda, et see käterätik on sinna pandud iga jumala kliendi jaoks tutikas. Mõnus. Kõik maha. Ütleb talle, et kui ma haiget sulle teen, et siis anna mulle teada. Mis ta nüüd ütleb? Mida? Mida? Skalpelliga või? Mida? 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 Jaa! Mida? Issand jumal, pole... Mis asja ta teeb? Mis asi see on? Miks sa teda, miks? Appi, tehke midagi. Miks sa naerad? See on rõve. Nii ei tohi teha. Appi, põhimõtteliselt täiega juba südar. See on metallviil. Mine metsa. Mine lihtsalt metsa. Kui rõve, lihtsalt, see on lihtsalt nii räme, see on lihtsalt nii räme. Nüüd hakkab atset, ta tegi ju haava sinna.
appi, nüüd peab atsetoni sees leotama nii. See, ma ei ole, see on nagu mingi lihunik ju. See ei ole lihtsalt, see ei ole midagi, see on lihtsalt liiga räige, see on lihtsalt liiga räige. Appi. Ma vist paneks slap'i sellele, mõtlesin, mida sa teed? Täitsa pekkis. Täiesti pekkis, täitsa pekkis. Mis asja, miks? Mis nüüd saab? Ma ei tea, kas ma julgen, ma ei taha. Verine, kõik on verine, atsetoni sees. Mida? Ma vist olen südari ääre peal praegu. Ma ei tea. Ma vist ei hinga ikka praegu. Mida? Ma ei tea. Ma lihtsalt ei tea. Ma ei tea. Ta vist jälle lõikas talle sisse. Ma ei saa aru. Ma lihtsalt ei saa aru. Ma ei tea. Ma ei ole vist midagi sellist mitte kunagi näinud. Okei. Seda verist haava. Ma pean vist pausi pidama täitsa nagu, mida helveti. Kas tagasi atsetoni sisse. Ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, see on nii halb lihtsalt, see on midagi lihtsalt nii halba. Mis ta nüüd teeb? Oi, liimistipid. Mis nüüd saab? Käedidega! Ma ei taha, palun tule ära sealt küüntest. Appi, see on täielik nightmare, täielik õudusunenägu, ma ei tea, ma lihtsalt ei tea, ma palun, mine ära sealt, palun tõusi püsti ja lihtsalt lahku. Liiga räige. Mul täiesti konkreetselt, nagu ma olen täiesti südari ääre praegu, jälle, oi, see on lihtsalt liiga räige. Lihtsalt liiga räve, ma ei tea, ma vaatan selle lõpuni, aga mul oli siuke tunne, et ma näpuga tõmbas tal vere kinni. Ma pean, ma ei tea lihtsalt, liiga palju kõike ja liiga palju. Nagu hetke rahunemiseks, see oli lihtsalt seda kõike liiga palju. Ma ei tea. Ma ei suuda vist seda videot edasi vaadata. Ma lihtsalt vist ei suuda seda videot edasi vaadata. Dios mio. Ja ise itsitab. Jälle selle sama musta käterätikuga mine pekki lihtsalt. See on midagi lihtsalt liiga räiget. Jälle üritab seda saada mingi teise plastmastipiga maha. Mine metsa, lihtsalt 2 sõrme juba verised. See on liiga räige lihtsalt, liiga räige. Ma ei tea, mis kool, mis koolitus, see ei ole isegi mitte naljakas. Oi. Nüüd ta üritab oma küüntega sellest nagu lahti saada. Ma lihtsalt ei tea, nagu ma ei osanud oodata seda. Ma ei osanud oodata seda skalpelliga hooldus. Ma ei osanud oodata seda. Nüüd püüs põleb. Ma ei tea.
ma lihtsalt, ma ei... Jälle need käärid. See on ju verine. Ma ei tea, ma lihtsalt... Opa, ma ei tea, see kui valus, kui retsk ja liil on veel. Ma lihtsalt, ma ei oodanud sellist asja praegu, et mul ei ole, täitsa pekkis lihtsalt. See on lihtsalt nii rõve. Ma ei ole mitte kunagi kuulnud, näinud, kogenud. Ma ei tea. Ja nüüd ta teeb selle verise viiliga. Kõik on üle viilitud. Vaata, kui punased tal kõik need on. See on lihtsalt liiga räige. Vabandust. Tal on nii kinni liimitud, et mul lihtsalt ei ole sõnu. Ma lihtsalt ei ole sõnu nagu. Lihtsalt konkreetne lihunik. Kõik see on verine, see hari on verine, kõik on verine. Nüüd hakkab siis oi. Ma ei... Kuivatavad seda krüüli niimoodi seal selle... Ma ei tea jah, ma ei tea, Aia, mida sa nüüd teed? Ma ei tea, palun. Ta lükkab nahkasid niimoodi tagasi või? Ai, ta lükkab krüüli lahti. Ta lükkas krüüli sõrme ja naha küljest lahti. Ma ei tea, ma lihtsalt ei tea. Oi, verine jälle või? Mida helveti nagu, mis asi see siin laua peal on? Mul ütlen niimoodi, mul konkreetselt ei ole sõnu, mul lihtsalt ei ole sõnu. Ma ei ole mitte kunagi sellist asja näinud. See on midagi lihtsalt nii rõvedat, et ma olen täiesti šokis, et ma üldse midagi sellist nägin ja mul on hea meel, et ma ei pea olema vaatama seda üksi ja mul on hea meel, et te kõik näete seda videot. Ja ma lihtsalt ei suuda uskuda, et tänapäeval on siuke asi üldse maailma muna peal olemas. Lihtsalt liiga räige. No ja ta ei ole neid puhastanud, need viilid on kõik mustad, kõik on rämedad, kõik nagu, ma ei tea. Seal oli see tema siis see atset verega koos, see atset on siis see hari on rõve. Kõik küünetehnikud peavad vahetama iga kliendi vahelt harju. Ühte harja sa ei saa kasutada iga kliendi peal. See on rõve. Kui valus, ajaa. Kui rõve. See on nii rõve. Issand jumal, mul tõesti va nagu, ma mõtlen, ma vist seda hingata, nagu see on lihtsalt liiga räige. Ma ei tea. Jälle lõikas talle küünde sisse. Väike jess või? Väike jess jälle teisele küünele ka. Mis tal viga on? Kas ta vihkab inimesi või? Mis tal viga on selle tehnikul? Ei, see on rõve jah. Ma ei tea. Lihtsalt see on rõve. Nagu tõesti küünetehnikud puhastab oma laudu, puhastab oma lampe pärast igat linti. See ei ole normaalne lihtsalt. Nagu see ei ole normaalne. Ma ei... Tead, video ajab täitsa närvi kohe. Et siuke asi on üldse olemas. Mine pekki lihtsalt. Ta teeb disaini, vau. Poiss, midagigi. Ja kliendid elavad nende lõpptulemuste najal.
nägite, mis siin toimus, see on liiga räige, Eestis sihukest asja kindlasti ei ole, aga lihtsalt nagu kliendid elavad selle lõpptulemuse najal ja nagu reaalselt inimesed ei märka seda, mis seal ümberringi toimub, et mõnikord ongi nagu salong on rõve, ta on must ja tehnik ei pese, ei kasi oma laudasid, lambid on mustad, UV-lambid on mustad, käterätikud, ma ei tea, topsid, viilitopsid on laua peal, sinna pannakse tangid, asjad sinna sisse, ma olen seda veel tänapäevalgi näen. Nagu küünetehnik, sul ei ole tops laua peal koos sinu viilidega, nende igasuguste tangidega nagu käterätikuid sa kasutad tõesti siis, kui sa kasutad neid pärast igat klienti, et see on sul ühekordne. Sul on töörõivastus, sul on see, mida me praegu nägime, see oli midagi lihtsalt nagu niisugust nii košmaarset, et ma pole mitte kunagi oma elus sellist asja näinud ja ma olen irriteeritud. Ma olen irriteeritud. Mine pekki. Ma ei tea, mul süda väriseb, mul süda klopib täitsa sees, see on lihtsalt midagi nii räiget. Uskumatu. Nojah, vaadake siis nüüd jälle, kui julgete. Давай, чё?